Nii, tere siis jälle kõigile. Täna on siis mul ülesande antud, et jagada Jumala sõna. Aga enne me palume, anname kõik Jumalale üle, sest Jumal tahab ise oma sõna ja vaimu läbi, meie läbi rääkida. Isa, me täname sind selle eest, isa. Isa, mina valmistasin ette, ka sina tead täpselt, mida siin vaja rääkida, mida mitte. Isa, ma tänan, et sinu ligiolu on praegu selles kohas. Isa, ma tänan, et kõik see, mida sinu südamest tulgus esile õiges hetkes, õiges ajas, mis vaja rääkida ja mida mitte vaja rääkida. Isa, ma tänan sind sinu armu eest, sinu tarkuse eest, isa. Tänu sulle, et sina ehitad oma kogudust, sa teed head tööd meie keskel ja meie läbi. Isa, ma tänan sind selle eest, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus ja tänu sulle, et sa oled nii hea, isa. Ma panin sellise pealkirja täna. Jumala tahe sinu elus. Et Jumala tahe sinu elus. Ja mis see, et me tunneksime teda igapäevaselt. Ja see on tegelikult meie nagu vastutus Jumala ees. Et kõike, mida me saame sõnast, et paneksime seda praktikasse. Ja Jumal on meid loonud headele tegudele. Jumal on taevas juba valmis pannud meie jaoks kõik head plaanid. Ja kõik need, mida me vajame siin, et külvata ja teha Jumala riigi tööd, eks ju. Kõik see on meile valmis pandud. Aga tema ootab meilt, et meie oleme sõnakuulelikud, nagu just kui Lea ka rääkis. Sõnakuulelikkus on see, et meie teeme oma osa, tema teeme oma osa. Ja ma loen Efeslastele 2:8. Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest. See on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Mis on need head teod? Me teame, neid on palju. Kui me sirutame välja, kui me välja läheme, kuulutame evangeeliumi. Kui me sirutame käe välja kellegi, kes vajab abi finantsiliselt või külvame. Hea tegu on see ka, kui me räägime Jumala sõna, kui me tänavatelgi käisime. Ja kui tore on vaadata neid inimesi, kui sa külvad seda sõna ja räägid inimestega. Ma ei tea, ma tahaks kohe rääkida sellest, kui me käisime eile. Ja vist üks nädal või 2 nädalat tagasi ka Mänipargis käisime. Nii armas oli kohtuda inimestega, kes olid kõrges eas 84 ja 90 ja nad olid kips-kaps käisid ja eile ka üks proua. Ta oli nii armas ja rääkisime Jumalast talle. Ja ma tean, aga ta ei olnud õpetust saanud, ka ma ütlesin, et julgusta, räägi seda, mida sa usud, räägid, su ihu on terve, räägi, saad varustatud. Ta sai kohe nii rõõmsaks ja nii tore armas oli teda vaadata. Et kõik see, mis me oleme saanud, see ongi hea teistele jagada. See oli võib-olla eile väljas ja me käisime siin ka pühapäeval väljas, see oli kõik hea. Aga ma näen seda, me olemegi sellele headele tegudele loodud, et anda, külvata, julgustada. Ja ära arva, see ei ole koguduses, me teeme üksteisele head, see on ka. Aga Jumal tahab, et me astuksime välja, kus on vaja seda. Ja need head teod, mis need head teod on? Sa saad palvetada inimeste eest. Võib-olla tänavatel meil ka oleme olnud niimoodi, ei ole seda praktikas pannud. Aga alusta seal, kui võib-olla, kus sul on võimalus, su tuttavad, töökaaslased. Ja see on ka väga hea, et sa hakkad treenima ennast. Ja see julgus tuleb. Paluge julguse eest, kui sulle julgust ei ole. Sest tegelikult ka, kui me väljas oleme käinud kuulutamas evangeeliuma, ei ole meil seda tänavatel eriti seda olnud julgust. Aga üks on see, et sa uuendad oma meeli Jumala sõnaga, sa paned ta sisse, mis sul on nagu nõrgad küljed, sa uuendad oma meeli. Ja see on, ma tahangi täna ka öelda, et kõik see, mis sinu elus on, nõrgad küljed, muretsemine, hirm, kartus, mis veel? Igasugused asjad, mis meid nagu takistavad tegutsemast. Uuenda oma meeli. Jumal tahab, et me oleksime liikumas edasi.
Sest meil on üks võidujooks, üks töö teha siin maa peal, et joosta seda edukalt. Amen, Jumal tahab seda ja ta tahab igat ühte muuta ja meid kõiki. Et paneme kõik maha ja see on kõige parem, mis meil on üldse, et me oleme õiges kohas õiged asju tegemas. Ja kui me oleme avatud ja sõnakuulelikud ja nagu ka Lea siin julgustas, andmine on ka, et see ongi, et see sõnakuulelikkus Jumalale, see teebki meie sees midagi head. Me saame muudetud ja me tahame teha. Me tahame rääkida inimestele Jeesusest. Jeesus armastab sind, ta tahab sind tervendada, ta ei taha sind. Ja võib-olla sa mõtled, et aga ei ole neid inimesi siin. Aga ära vaata, mida sa näed, vaid usalda Jumalat ja palvetame, paneme praktikasse igapäevaselt seda, mida me teeme. Võib-olla sa oled siin ja seal tööl või kus. Räägi inimestele. Kui palju, mina tulin maailmast. Ma olin selline arg, muretseja. Ja on teised inimesed, kes meil ka uued on tulnud. Ka, võib-olla on need asjad, sul nõrgad küljed, muretsemine, see on nii tavaliselt paljudel, eks ole. Hirm, kartus, kõik muud need vanad asjad, mis kisuvad nagu justku tagasi. Aga meil on üks võidujooks teha, see lõpule viia. Sportlastel on ka head riided seljas, jooksevad kiiresti. Samamoodi on ka meil see sisemine selline usk ja kõik see, mis meid takistab, muretsemine, pahandumine, vihastumine. Ma räägin võib-olla, meie võib-olla oleme kõik juba kasvanud, aga kes uued on, see vihastumine, võib-olla on sul viha, mis ajab sind vihale, mingi olukord, mõni tee. Pane Jumala ette ja otsusta käia Jumala sõnas. Pane armastuse kirja koht oma südamesse. Aga mina olin selline, mul oli päris karm ja raske tegelikult. Inimestega töö, kurjad, tigedad, mõni karjus nii, tulin välja, mees ütles, et sa oled nii valge näost. Aga mis siis, et oli valge, aga Jumal saab muuta igat ühte, kellel iganes meie nõrgad küljed on. Ja just see südames käiski, et need nõrgad küljed saavad tugevaks. Ja ma ise enda peale ka mõtlesin, me peame tõsiselt mõtlema, et kui me oleme selles olukorras, mingis olukorras, tervenemise suhtes või finantsides või mis iganes alas, ja sa oled uuendanud oma meeli, ja oled sõna nagu täis, siis oled seal heas kohas. Ma tuli meelde ka, siis kui see aeg oli, kui see kõik olid koju ja haigused ja meedia kõik rääkis kurja ja halba ja siis ongi see, et oli hea, et ma panin Jumala sõna oma südamesse. Korraks tuli küll niisugune nagu vastuseis või niimoodi asjad ja hakkad mõtetes ka, aga ma läksin koju ja ma kuulutasin Jumala sõnas, see ei kuulu mulle. See vale ei kuulu mulle. No ma pidin kontrolli minema ja siis, kui keegi haigestub, et siis pead kontrolli minema. Läksin, ma ütlesin, ma olen terve, mul ei ole midagi. Ja läksin kontrolli julgusega. Kõik oli korras. Et me ei tea neid aegu ette, aga Jumal tahab, et me oleksime uuendamas enda meeli, mis just meie nõrgad kohad on. Igaüks teab, mis on. Ja üks väga kes enne meid on käinud, ma olen neid lugenud, neid inimesi, kes Jumala riigis on kutsutud evangeeliumi ees kuulutama, rääkima ja tema nõrk koht oli see, et halb enesehinnang. No mis mina nüüd? Ja ta astus sammu tagasi. Ja kutse jäi tegemata, ei saanudki lõpuni viia tema elus. Et see ongi nii oluline, et valmistume ette, sest püha vaim on targem, teadlik kõige meie eludest. Ja ma üks asi tuli mul ka veel südamesse, et kui sul abikaasa ei ole kristlane ja maailmas ja elad temaga koos, siis käi tema suhtes ka armastuses. Ära pahandu, ära tõsta häält ja uuenda oma meeli Jumala sõnaga armastusega. Võib-olla kui minul see aeg oli ka, ma ei teadnud neid asju, ei mõistnud neid asju, ma võib-olla ei teinud niimoodi, aga ma teadsin, et ma ei tohtinud Jumala silmis üldse, sõna kohaselt üldse pahanduda. Ja elasin ja sain niimoodi minna ja Jumal sai selle läbi ka tema südames tööd teha.
Et tegelikult meie kui kristlased oleme ka tegelikult, kui teine pool ei tunne Jumalat, siis mis pildi me jätame endast ja niisamamoodi ka, et me jätaksime hea pildi, mis Jumala sõnas on, mida me oleme õppinud, paneme praktikasse ja see on kõige parem, et sa lähed ja teed. Ja tööl ka ole ustav, tee, ära virise, ära nurise. See ongi nii tegelikult. Ja ma otsustasin ka, on raske, aga ma ei hakanud virisema, see tuli mulle ka südamesse. Uuenda oma meeli Jumala sõnaga. Ja sul on lihtne. Sa võib-olla oled vastuseisu nägemas, aga tead, see võti ka on, et sa oled iga kord abi saamas. Sul on tarkus, mida teha, kuidas olla. Mul on olnud situatsioone, kus inimestega, kurjade inimestega oled silmitsi. Ja siis see aeg, mul ei olnud see Jumala sõna siin sees. Aga Jumal on nii armuline, et see rahu oli mu üle. See suur rahu, mis Jumal räägib suurest rahust ja ma olen seda kogenud. Ja see oli mu üle. Jumal andis tarkus, kuidas inimesega toimida ja tegutseda. Ja see on kõige toredam, ta õpetab sind. Ta õpetab sind, kui sa liigud edasi, sa teed Jumala tahet ja hoia kinni Jumalast, sa oled koguduses saamas head, ära jookse sinna, ära jookse tänna, seda ma näen, oled haagitud siia, see on Jumala siia toonud sind, see ei ole tervislik sulle, kui sa jooksed ühest koos teise, mitte et seal paha on, aga see osa, mis sinul on see kutse, sina saad selle, aga kui sa käid siin ja siin ja siin, siis sul võib segadus tulla, sa ei võib-olla ühel hetkele sa ei saa aru. Aga Jumal on nii hea, ta teeb meie eludes tööd. Et kõik nõrgad küljed ja pahandumised ja tagarääkimised ja solvumised ja see tegelikult mõtled küll, et kes meist niimoodi on. Aga ma tean, et alguses on niimoodi, kui sa tuled siia. Sest kui ma ise ka tulin siia, ma ei ole olnud niimoodi selles suhtes paha või niimoodi selline, aga see muretsemine ja kõik see pagas, see oli kohutav vastikul oli kohe. Aga uuendad meeli, kõik need alad, mis sa tunned, mida püha vaim sulle esimesel ütleb, mulle mäletan, julgus oli, muretsemine ja kõik need asjad. Ja nüüd tuli mul südamesse uus asi ja ma ka loen sulle kirja kohe ette. See on Jumala rahu. Me näeme, piiblis on need vaimuviljad. On armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, ma peast nüüd praegu loen, kannatlikkus, pikameelsus, kõik see on Jumala sõnas kirjas. Jumal tahab meid treenida selleks, et me käiksime selles kõiges. Ja sõna teeb meie sees tööd. Et sa oled haagitud selle tööga ja kui sul ongi need kohad, siis koht on ja heida välja. Sa mõtled, et okei, et ma ikka natuke muretsen. Ei, ma olen näinud, sa saad täielikult vaba olla. Ja ma loen Johannese 14:27 laiendatud tõlke, mulle nii meeldib selle. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile ja jätan teile ja pärandan nüüd teile. Mitte nii, nagu maailm annab, ei anna mina teile. Ärge laske oma südamel olla mures ega karta. Ärge lubage end erutuda ja häiritud olla. Ärge lubage end olla kartlik, hirmunud, argpükslik ja rahutu. See on okei, siis sa mõtled küll, et et mina ei ole see muretse kartlik, aga sa ei tea kunagi tegelikult, millega kus kohas sa oled silmitsi. Kui sa oled kõike seda sõna, siin on nüüd, ma lugesin ette, aga sa teedki enda jaoks nagu isiklikuks, et rahu sa jätsid mulle, oma rahu sa annad mulle, sa jätsid mulle, pärandasid mulle, mitte nii nagu maailm annab, ei anna sina mulle. Ma ei lase oma südamel olla mures ega karta, ma ei luba end erutuda, häiritud olla ja ma ei luba end olla kartlik, hirmunud, argpükslik ja rahutu.
Et see on üks hästi hea. Ja sa mõtled võib-olla, mulle, jah, meile kõigil on seda vaja, me kasvame ja me oleme Jumalaga koos liikumas ja kui me kuulutame evangeeliumi välja lähme, võib-olla sa mõtled ka, et kui sa välja lähed, et seal sa võid kokku puutuda igasuguse olukorras, aga kui Jumala sõna on sinu sees, Jeesus oli Jumala sõnas, täitis ennast Jumala sõnaga ja elas seda. Kunagi ma mõtlesin ka, tulin, et Jeesus, tema on seal, aga mina siin vena väiksekene ei oska. Aga tegelikult me saame, kui see ilmutus hakkab tulema, et see, mida ta meile pagasina andis, see kõik see elu, see saab ka meile osaks. Me oleme selles tõsises ajas tegelikult, mis ümbritsev igal pool toimub. Aga kui me sõna enda sisse paneme, siis me oleme igas olukorras võidukad. Ja Jeesus on meie eeskuju. Ja kõik see, mis oleme saanud ka, ja ma julgustan, et tänavatel võib-olla me räägime tervenemisest, aga ma julgustan seda kõike, mida oleme saanud koguduses praktikasse panna. Et see ei ole pastorite osa, et tervenemisest rääkida, aga see on meie osa, meie kõigi. Et pane seda kõike praktikasse, mul just see nagu tuli õhutus, et kus iganes sa on, selle läbi sa õpid püha vaimuga koos liikuma. Ei ole juhtidele ainult, aga meile kõigile on see. Ja kas sa tead, kus teeb see rõõmu, kui sa saad sirutada kellegile käe, kas palvetad tervenemise eest. Kui palju neid kordi oli, kus ma olen palvetanud lihtsate muude asjade eest, inimeste eest. Ja sul võib olla kodus võib midagi olla kellegiga. Ma mäletan ka, kui ma kogudusse tulin ja miks ma seda esile toon, seda, et see oli Raua tänaval olime. Ja võt, kui huvitav, kõiki ma nagu tagasi järgi vaatan või mõtlen nendele asjade peale. Praegu, kui sa oled võib-olla vähe käinud ja sa ei mõista neid, aga mina vaatan neid kõiki aegu ja hetki tagasi, kõik oli nii Jumala ajastatuses. Ma olin täpselt hetkel koguduses, kus pastor õpetas tervenemist, kuidas teenida haiged. Ja ma olin silmitsi ühel hetkel, oma ema oli mul, helistati, insult, tulge järgi, läksime järgi. Aga enne seda Jumala arm ja headus oli see. Ainuke kord, mida ma olen nagu Jumal on andnud mulle, oli öösel nägin unes, et midagi emaga halba juhtus. Ma märkasin ja seda kuulsin, Jumala rahu oli mu üle. Kõige keskel. Ja ma tean, milline ma olen, kui mingi olukord on niimoodi. Aga ei, siis ma olin algaja ka samamoodi, aga kõik oli ilusti, kenasti läksime, tõime ta ära. Ja Jumala abiga, see oli see aeg, kus haigekassad olid ka nii ja naa, aga ainult palve läbi sain haiglasse, arsti ja pärast kodus oli, ta elas minu juures. Jumala sõna sain, rääkisin talle ja ma mäletan ka seda, et see, et teisele jagad sõna, selle läbi sa ka ise saad osa ja siis oled ka nagu usus ja see tõstis väga ülesse. Aga Ja ma palvetasin oma ema eest, et jah, ta insult teebki niimoodi, et kehaosad on sellised käed ja jalad ja tal olid isegi niimoodi, et põlvini oli see jää, täitsa nagu jäätükis nii, et vereringe oli ära läinud selle haigusega või selle insuldiga ja panin siis kohe praktikasse. Et nii, kui ma siia kogudusse tulin, siis Jumal hoolitses selle eest, et kõik, mis ma õppisin, ma olin nagu sunnitud praktikasse panema. Lihtsalt ei olnudki midagi muud teha, sest lihtsalt olukorrad kogu aeg mul olid ees ja pidin praktikasse. Nii ema oli mul siin ja palvetasin. Ja ükskord oli ka niimoodi, et insuldiga on ka kehaosa nagu halvab ära, siis eriti nagu kõneorganitele viltu niimoodi läks suu. Silma ees istus mul ja ees niimoodi näed, et kisub viltu. Jeesuse nimel kao välja ja läks kohe tagasi. Aga ema oli mul selles suhtes armas inimene, et ta ka oli nagu kaasas ja siis palve läbi Jumal tegi tööd ja tabletid olid peal ja siis läksime siis me juba olime lastepolikliinikus, seal oli pastor Janus, oli tervenduskool ja ta tuli ka siis sinna, võtsin sinna kaasa
Ja siis pastor kutsub ette, et kes tahab oma elu Jumalale anda. Ja tema tipa-tapa läks, et ma mõtlesin, et üks kord ta tegi nagu see palve. Aga kui Juuda siis teadis ja andis oma elu Jumalale, et see oli kõik hästi. Ja siis aeg läks edasi, ta oli päris, ma ei teagi, 2 aastat või vähem või kuskil elas minu juures. Aga ühel õhtul, kui tulin koju, siis ta oli nii pahane või kuidagi midagi oli viltu või ma ei tea, ei rääkinud. Aga rumal olin ka, et ei küsinud. Aga hommikul juhtuski nii, et ta sai nagu insuldi ja ta oli põrandal maas täielikult, nii et ta ei saanud üldse liigutada. Ja siis oligi jälle takistused, et üldse haiglasse saada ja jälle valed, siis aita, sina tead aidata. Ja sain ta haiglasse ja siis oli ka, nagu ikka emade suhtes on ka niimoodi, et ei taha lasta, et ära läheb. Ta ei olnud vana ju. Ja ta ei lähe ja kogu aeg tegin kõik, et ta nagu usku üles ehitada sõnaga ja kõike. Ja siis ühel hommikul, kui ta haiglas olin, siis ärkasin üles ja tuli selline teadmine, et isa, sina tead paremini, mida tema tahab, mis on see temale kõige parem. Lihtsalt rääkisin Jumalaga. Et mina lasen kõik lahti, mina ei hoia teda üldse kinni. Sina tead paremini, ma annan ta sinule üle. Vahest me midagi niimoodi teeme ja nagu hoidsin ikka ema. Ja natuke aja pärast tuli telefonikõne ja ema läks Jeesuse juurde. Et tal on kõik hästi. Ta läks Jeesuse juurde, ta ülistab Jumalat. Ja see on kõige parem, mis üldse olla saab. Ja Jumal viis mind ka kokku tegelikult, nagu ma ütlesin ka, et kõik see elu ja töö ja kõik, nagu mida ma olen teinud, on tegelikult jälle tänu sellele, et pastor õpetas. Kui sa tahad otsuseid teed, näiteks tööga, palu, mis Jumal arvab sellest asjast. Minul oli selline lugu, et mul tööd ei olnud ja läksin õppima. Õppisin 2 aastat päevases õppes, et saada tööd ja paberid, et tööd kohta saada. Käisin selle ära, oli kõik see aeg läbi kool, paber oli juba olemas, lähen sinna vastuvõttu, et siis sinna avaldust kirjutada. Võtan pastaka, paber on ees, täielik, punane tuli. See oli nagu eilne päev. No on punane tuli, mis sa ikka teed, punane, ei tohi autoga sõita, eks ole. Ise ka ei tohi minna, jääd alla. Ja ma tulingi sealt ära. Ja juhtus, mis juhtus, Jumalal oli paremat minu jaoks anda. Kui sina käid Jumalaga, sul on ka tööd või mida iganes sul vaja on, ta annab sulle parema. Ja ma saingi parema ja veel parema, mul ei olegi nii head olnud. Aga ma sinna sellesse ei lähe, aga see oli tõesti parem. Mul oli lihtne füüsiliselt ja ma üksi töötasin, huvitav oli see, et Jumal kogu aeg, kõik need aastad, mis ma siin olen, üksi olen töötanud millegi pärast, aga see mulle meeldis. Isegi Jumal selle juures ka vaatab, mis sulle meeldib, eks ole. Ja see oli tõeliselt väga tore. Ja siis mul on ka veel, siin on veel üks armas inimene. Ma mõtlesin, räägin ja julgustan üles ka, nagu et on meile inimestega kontaktid, kes on meie teel ja me saame tegelikult nendele rääkida. Ja üks proua, kellega ma ka kohtusin tööalasest, ma pidin teda aitama. Ta oli kuskil 80, kui ma läksin tema juurde. Ja miks ma üldse räägin sellest, et ta ei saanud liikuda, üks pool oli tal nagu halvatud haigusega. Aga siis, kui ma esimest korda tema juurde läksin, siis ja hakkasin juba ära minema, siis ta küsib mu käest, et kuule, kas sa oled kristlane? Ma ei rääkinud mitte midagi, ma ei tea, mille järgi ta seda ütles või mõtles või lägi, aga jah, uks oli avatud ja me suhtlesime ja me olime 10 aastat, ma käisin tema juures. Ja ma rääkisime igasugust, ta oli nagu oma inimene, rääkisime Jumala tervendavast, kuidas Jumal tööb, tervendab ja kõik, mis on nagu palve läbi, ma olen näinud neid asju ja rääkisin talle ja tema kõige suurem oli hirm. See oli nii kohutav, kuidas kurb oli, et ta
ta oli nii hirmul oma haiguse kõigega, kogu aeg pani haiglasse selle koha kinni, et ta jälle, kui midagi on, siis kohe jälle sinna läheb. Mõtlesin, okei. Siis me rääkisime, suhtlesime ja tasapisi Jumal tegi selle läbi. Ta ise ütlesin talle ka, et uuenda oma meeli, loe Jumala sõna. Aga ta kuidagi nagu ütleb, et ei, jah, telekat ikka vaatas, aga ei lugenud. No, ja siis ta nagu selle suhtlemise läbi kasvas, ta julgemaks ja julgemaks ja julgemaks. Ja ta juba unustas selle haigla asja äragi päriselt. Ja ta sai õnnistuseks olla oma lähedastele. Et see ongi, vaata, kui õige kontakt ja julgustasi ja tal on nagu see hirm nagu taandus. Aga edasi oli siin see 2 aastat, nagu see oli, nagu ma siin endaga ütlesime, et kõigile üritati siin seal seda hirmu, eks ole. Aga temaga oli ka kodus, eks ta siis jälle vaatas internetist jälle seda kõike hirmu ja kõike neid negatiivseid asju. Ja Kolinal oli jälle see hirm kukil, eks ole. Aga ta läks haiglasse ja ta helistas mulle ja sellepärast ma tean ka, et tal olid jah, siis need mitmed asjad olid tal kopsupõletik ja mitmed haigused tulid. Et kui meie hoiame ukse kinni ja ka tema ei teadnud ka, et ma olin kogu aeg ta lähedal ja tema juures, et sai sõna üles ehitatud ja julgustatud, aga seal ta oli päris üksi. Aga ta läks Jeesuse juurde 90-aastaselt ja üks armas inimene, kes ka Jumalat ülistab seal. Ja Jumal on hea. Selles suhtes ongi, et Jumal tahab, et me kuulutaksime, räägiksime inimestele Jeesusest. Ja riburada pidi neid on nii palju, neid olukordi mul olnud. Aga ma panin siia niisugused, just nagu ma kõnetasid just, et rääkida. Et see naine siis sai Jeesuse juurde, temaga oli kõik hästi. Aga meil aastaid tagasi siin koguduses alguses ka kuskil, no see on päris pikalt juba, ka kui ma tulin kogudusse ja siin oli koguduses üks armas inimene, kellega me suhtlesime. Ja temal oli üks tuttav naine, kes oli ka kõrges eas ja ta oli, tütrega elas. Ja siis ta ütles, et kuule, lähme külla talle, räägime Jeesusest. Ta ei tundnud Jeesust. Ja läksime talle külla ja küsisime, et kas sa tahad Jeesust oma südamesse võtta ja rahu teha Jumalaga ja ma tahan ja võttis Jeesus oma südamesse ja ta sai püha vaimuga ristitud ja Jumala vägi tuli ta peale ja ta oli nii rõõmus ja siis oli tal ka nagu selline suur kasvaja või moodustis siin kaela peal hästi suur ja niisugune selline ja ma nägin äkki seda ja ütlesin, et kuule, aga me nõustume praegu. See ei kuulu sulle. Jumala laps ja panin käed peale ja käskisime sellel moodustisele ära kuivada. Ja me läksime sealt ära ja ma ei tea, vist mingi aeg läks ja siis tütar helistas ja seda enam ei olnud. Püksi oli kukkunud, kadus ära. Miks ma neid kõiki lugusid räägin? Sellepärast, et sind õhutada ülesse. Ära arva, et ühel inimesel või pastoril või kellegil teisel on see on koguduse osa. Pane praktikasse. Pane seda praktikasse, sellepärast ma õhutan üles, ja need lugusid toon esile, et ja võib-olla on sul lapsed ja võib-olla kui on, mul oli ka, kui olime, mul lapsed käisid ka väiksena kirikus. Olid kaasas, nad olid kuulnud Jumala sõna, tütar oli mul ka usus, ta oli kuskil 4. klassis ja koolist tuli koju, palavik kõrge, nii suur juba vaatas ise seda ja 40 vist oli nii suur palavik. Ja siis, kas ma ei tea, millegi pärast ma hilja tulin, ta ootab ja ootab seal ja ma ju nii kaua ootan sind ja näed, et sa palvetaksid mu eest. Ta usk oli nii ja palvetasime käsid, panin käed peale Jeesuse nimel, see palavik kao. Läkski, väikene, mingi 37 oli see pärast läks ära. Esmaspäeval läks kooli, see oli 4. päev. Ja ükskord oli tal öösel selline mingi liikusviiruslik haigus silmades. Tal oli nagu torked, nagu noad olid niimoodi hästi tugevalt. Ta ei saanud magada.
See oli kell 3 öösel, millegipärast ma olen märganud, et öösel millegipärast hakkavad asjad toimuma. Mul endal oli ka ükskord nii teine asi. Ja läksin ta juurde ja ma käskisin sellel põletikul, mis iganes seal probleemil kaduda. Ja hakkasin tänama, päris pikalt tänasin. Ja ta jäi magama. Hommikul ärkas, kõik oli, plats oli puhas. Ja ma ise olen pannud ka praktikasse, et õppinud ise ka enda peale käed panema. See oli ka jälle alguses. Pastor õpetas, usk oli selles kohas. Magasin mehe kõrval ja see oli kell 5 jälle selline hommikune aeg. Ja tunnen, kurk on nii valus, et nagu oleks põletada saanud. Panin käed peale ja käskisin sellel kaosid. Ma ei võta sind vastu ja vaikselt siis hakkasin tänama. Ma tänan, et ma olen terve. Jäin magama, hommikul oligi plats puhas. Et kõik see, mis me siin saame, Jumal tahab ja ootab, et paneksime kõike seda praktikasse. Et see on hea, sa oled heas kohas. Ja ma ütlen ka seda, et ma muretsen ja pahandan. Ma olin niivõrd negatiivsete mõtetega selles suhtes, et ma ei osanudki muud mõelda kui negatiivselt. Aga Jumala sõna teeb, kui sa võtad selle käsile järjepidevalt, innukalt, oled ühes kohas rajatud, räägid, uuendad oma meeli, mis iganes. Ja see kogu aeg, plats on puhas. See ei tähenda, et sulle vahest midagi pakutakse, aga sa siis oled sellest kohast välja. Et see ongi see, et see võidujooks, me peame seda jooksma ja me peame olemagi takistusteta minema edasi. Nagu need võidujooksjad lähevad. Head riided, meil on hea sõna ja kui ta tuleb meile vastu, seisame vastu. Ja me peame oma usku kasutama selleks, et teha Jumala tahet, mitte ainult, et Jumala käest midagi saada. Et see on ka see, et see hoiak on, et me hoolime Jumalast, ta on nii hea ja ta ongi nii hea, me oleme kõik näinud, et ta meid varustab, meid aitab ja ta tahab lisada meile kõike seda oskusi, tarkust, finantse, kõike, mida me sõnast näeme. Ja üks asi ka, et kui me oleme osa kogudusest, siis me oleme üksteisega koos siin ja abikaasaga kodus ja koguduse kaaslased ja sõbrad kõik, et Jumal tahab, et ka meie siis, kui mingi asi on, siis aitaksime üksteist. Me oleme seda teinud ja teeme, eks ole. Aga julgustan, et ära karda, kui sul ka vajad palvet või midagi, siis ka tule ja räägi. Ja ma olen seda nii harjunud ütlema, et palvetame koos ja see on hea. Et vaat, kus 2 ja 3 on Jeesuse nimel, siis on tema meie keskel ja tema aitab kui tervenemisega või mis iganes nõustuda ja et seista vastu mingile olukorrale. Et ma loen Nehemia 2:17. Aga nüüd ma ütlesin neile, te näete, missuguses õnnetuses me oleme, kuidas Jeruusalemm on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks. Ja ma jutustasin neile, kuidas mu peal oli olnud mu Jumala hea käsi ja ka neist sõnadest, mis kuningas mulle oli öelnud. Siis nad ütlesid, võtkem kätte ja ehitagem. Ja nad kinnitasid oma käsi selleks heaks tööks. Et see ongi see, et meie ühine töö kõigile, et võtame kätte ja paneme sõna praktikasse, saame tugevaks, et oleme tulevasteks aegadeks ja olukordadeks tema sõdurid, sest sõdurid on julged, nad lähevad füüsiliselt muidugi peavad ka Jumalat tundma, et nad julged on, aga Jumal on andnud meile selle julguse ja kõige selle pagasi. Ja ma tahan sellega öelda ka, et kui ma Jumala juurde tulin, siis oligi käsi käes see praktikasse panem erinevaid palju inimesi, kellega ma kohtusin ja palju inimesi on taevas. Nad on mulle just kõrges eas inimesed on hästi tulnud ja ma mäletan üks proua ka, kellega ma kohtusin, suveaeg asendasin inimest oma parilist ja läksin ühele prouale külla ja siis ma ütlesin, et ma olen kristlane
ta hakkas särama kohe, ma ei ole veel sellist näinud, ta hakkas särama, ta oli nii rõõmus, et ma just õigel ajal sinna tulin. Ja ta tahtis kogu aeg, ma loen ja palvetan aga lugu oligi selles, et selles suhtes ka heal ajal sai, et läksin, oli, et tal oli poeg surnud, ta ise oli kuskil üle 80 ja ta oli suurest perest, tema oli vist 11. laps vist ja hästi seal. Ja üks õde tal elas ja hästi andekas inimene ja tuntud oli inimene. Ja ta oli nii armas ja palvetasime temaga koos ja rääkisime Jumalast ja ta võttis Jeesus oma südamesse. Ja nüüd ta on Jumala juures ja see on hea, kui Jumal meid kellegi kokku viib, et siis ole tundlik sellele, kuidas püha vaim sind juhib. Et kas rääkida või mida rääkida ja siis ma toon veel ühe hea näite. Kui ma üldse tööd alustasin, inimestega läksin siis tema juurde ja ta oli hästi teline tõsine ja ega rääkida ei tahtnud ja kuulda ka ei tahtnud, ega rääkida midagi saanud. Ma ütlesin, et okei, siis teeme mis me peame tegema, teeme ära ja kõik. Ja ta oli tegelikult Vene õigeusu kirikus käis. Eks ta vist Jumala sõna kuulis, ma ei tea mitte midagi temast, aga seda ta sain teada, et ta käis seal Vene õigeusu kirikus. Ja käisin mingi aeg ja siis juhtus niimoodi, et ma läksin ühel päeval, helistati mulle, et tuleksin ja tooks talle midagi apteekist. Läksin siis kohale, aga südames võtsin selle väikse Uue Testamendi kaasa. Seal on see päästepalve. Läksin kohale, eks siis vaikselt ja ma nii arglikult olin seal. Oli südames, et ma räägin talle Jumalast. Ja tervis oli tal halb ja siis ma kuulsin ka, et ta keeldus nagu haiglasse minemast ja tal oli seal üle ukse, oli tal seal noor inimene, kes käis ja teda kogu aeg aitamas. Et nad vist olid ühest kirikust vist. Ja hästi toredasti, kuidas Jumal nagu aitas selle läbi, et see oli ja mina tulin ja siis istun ta juures seal ja ega ma suurt palju ei rääkinud, aga ja siis ma võtsin selle Uue Testamendi lahti ja küsisin vaikselt ja arglikult, et kas sa tahad oma elu Jumalale anda? Ja tahan. See oli siiras. Jah, sa tunned ära. Vahest on niimoodi tunned ära selle pika. Kas on siiras või ei ole siiras? Jah. Ja ma lugesin talle ette, ta kordas ja võttis Jeesus oma südamesse. Ja järgmise päeval mulle helistati ja ta läks Jeesus juurde. Et me teeme Jumala riigi tööd ja selles suhtes on nii hea, kui me õpime püha vaimuga koos liikuma ja meie oleme saanud seda õpetust ja see on vajalik õpetus ilma selleta, et ole alati kohal ja võib-olla keegi, kes seal internetis vaatamas, aga kohal on hea olla, ma olen kohal käinud kogu aeg ja see ongi see, et Jumal saab sinu sees teha tööd. Ega ma ei saanudki praktikasse võib-olla ei osanud panna, kui mul ema oli. Jumal juba siis valmistas mind ette, eks ole, Jumal valmistab meid aegadeks ette, et ma juba teadsin midagi ja juba kasvan natuke ja siis, kui oli vaja sellega tegeleda, siis sai tegeletud. Et ja Jumal tahab, et me oleksime tema südame meele järgi ja teeksime neid Jumala tahet siin maa peal. Aga piiblis on Taavet oli Jumala südame kohane mees, sest ta tegi Jumala tahet, Apostlite 13:22. Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningas Taaveti, kellest tema ka tunnistades ütles, ma olen leidnud Taaveti esse poja, oma südame kohase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Jumal otsib praegusel ajal ka juhib mehi, naisi, kes me on ja noori. Et see ongi see, et otsib neid, kes oleksid tema südame järgi. Ja kui ma selle peale mõtlesin ja siia kirja panin ka see, et ta otsib, aga Jumal on rääkinud ka, et ta tõstab üles mehi ja ma ei mäleta, kas oli mehi või naisi, ta tõstabki üles neid võtmeisikuid, kes saavad olema Jumala hääleks, on Jumala sõna on tulnud.
Ja see on ka, kui need sõnad tulevad või prohveteering, siis me peame palvetama, et see saaks esile tulla. Sest Jumal on need valmis pannud, need inimesed. Võib-olla osa tuntud või, ja nagu ma mäletan, kas see osa seal oligi kirjas, et tuntud, ja teised on, kes ei tea, aga ta valmistab neid ja sellepärast, kui me palvetame nende inimeste eest maailmas, kes on, siis kui tuleb sul meelde, siis palveta, kes peavad selles kohas ja paigas olema, kes on Jumal siia tahab tuua. Et see on hea. Ja Jumal on andnud meile eeskujud, keda järgida. Ja Jumal on pannud meie üle inimesed, kes vormivad meid. Siin piiblis ma vaatan 1. Korintlastele 4:15 ma loen. Sest ehkki teil oleks 10 000 kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses. Sellepärast ma manitsen teid, võtke mind eeskujuks, otse sellepärast, et ma läkitasin teile Timoteuse, kes on mu armas, ustav poeg issandas. Tema tuletab teile meelde minu teed, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nõnda, nagu ma igal pool olen koguduses õpetan. Et Paulus oli juhi rollis ja Timoteos oli ka koostööd tegemas Paulusega, aga toome selle tänast päeva. Jumal on pannud meie üle pastorid, et me oleme nende eest palvetamas jätkuvalt ja neid palves kandma ja kõike seda, mida me teeme, et teeme seda siira südamega, ustavalt ja ärgu olgu seda nagu, justkui nagu, et see ei ole õige, et teeme hästi nii, nagu Jumal tahab, sõnakuulelikult ja vahest võib-olla sulle tundub, et on natuke raske, aga hakka palvetama ja Jumal tõstab sind üles ja ära lase mingil valedel asjadel sulle meeltesse tulla, et ole kohal ja anna endast parem ja kui sa võib-olla ei olegi asju tegemas, sa oled veel praegu alles kasvamas, siis see ongi see, et sa saad sellest osa. Kui sa oled avatud südamega, siis Jumal muudab kõik, mida vaja muuta. Sõna ja vaimu läbi. Ja ma olen ise, kui ma nagu enne rääkisin, et mitmed asjad on, et kui sa kasvad Jumalas, siis sa võid ise ka praktikasse panna. Üks tunnistus on mul veel, kus ma ise ka olin juba selles kohas, et ma nagu olin laste juures, mul oli seljaga midagi, nii tugev valu, et ma ei saanud üldse edasi liikuda täielikult nagu soolsamma seisma. Ja ma panin käed selja peale ja ma käskisin selle kaduda Jeesuse nimel ja ma ei luba sellel siin olla. Ja ma hakkasin tänama ja tänasin. Ja natuke aega oli kõik läinud. Ja see oli ka tunnustäheks ka nagu lastele ka nad nägid, et ma ei palunud nendega ja see läks. Et see ongi, kui sul tuleb kuskilt midagi või mis iga, eriti veel praegu, kui meil on see osa tervenemisest pastor õpetab, see on eriti meil vastutus, et me uuendame oma meeli Jumala sõnaga ja oleme tugevad selles, et Jumal vaatab meie peale, et kui miski on, siis koht kätte näidata sellele olukorrale või mis iganes siin segab. Et kui me et kui sa oled tulnud ka siia Jumala kogudusse ja siis tegelikult Jumal tahab, et me teeksime Jumala sõna järgi esiteks, eks ole ju, ja paneksime kõik selle kirja oma südamesse selle sõna ja see teeb tööd. Ja kui me veel siis kasvame, siis edaspidi Jumal annab sulle isikliku plaani või Jumala, mis on sinu osa, et küll siis Jumal hoolitseb selle pärast, ära üldse pabista, et näe, ma ei tee siin midagi siin. Jumal, las teeb kõigepealt sinuga tööd, küll tema teab, mis midagi tegema hakkad, eks ole. Et Jumal tahab et Kristus saaks meie sees kuju. Et tegelikult see Jumala loomus, mis sõna läbi me saame ja selle õpetuse läbi, et see on hea. Ja kõigis need sinu nõrgad küljed muutuvad ja sa ise ka üllatud, kuidas sa saad teha neid asju, mida sa võib-olla ei osanud. Ja tegelikult ma ütlen ausalt, ega mina ei oleks ealeski mõelnud selle peale, et ma siin ees pean rääkima. See on küll minu jaoks selline Jumala töö.
kui koolis olin, õpetaja ütles, mine nüüd loe luuletust. Kogu aeg tahtis ma, et luuletisi loen. No vada ega ei julgenud vastu hakata, läksin. Ja ükskord oli ka see luuletus deklamaatorite võistluskoolis ja lugesin selle ette, läks kõik hästi, teine kord kõik läks meelest ära. Täitsa plokk oli, mitte midagi ei mäleta. Täielikult. Aga Jumalal on huumori meelt, ta võtab sealt, kui sa oled kus iganes, oled sõnakuulik, paned Jumala sõna sisse. Ta teeb sinu sees tööd ja just ta võtabki, et panebki sind sinna, sest sa toetud, ma ju toetan ainult temale ja tema tegemistele ja see on niivõrd hea ja nii magus ja hea, kui sa näed, et sa paned sõna praktikasse ja see teeb sinu sees tööd, aga see võtab aega. Ole kannatlik ja pikameelne, mis ütleb Jumala sõna. Ja see tööd saab tehtud ja ära lase mitte millelgi, ma olen selle teekonna läinud, mis su vastu tuleb. Tõsta silmad Jumala peale ja täna teda lahenduste eest, kuuluta välja. Ja sedasi ma olen õppinud vabaks saama igasugusest muretsemisest. Ma praktiseerisin, tegin. Jah, ma koduseid asju ma nagu ei muretsenud, aga hakkasin muretsema inimeste ees siis. Kui kuulen, ma hakkan nende eest muretsema. Ja siis käib nagu see kahe kõrva vahel, aga sellega nii, mis nüüd saab? Mis iganes töö sul on, palveta Jumala poole, Jumal annab sulle tarkust, oskust ja hoia oma süda pahandumiste eest. Siis me ei saa neid vastuseid. See sai mulle nagu kiiresti selgeks, kui ma tulin. Hei, siis ma ei saagi üldse. Ja ma ütlen sulle, et see teekond, see viimane töökoht, mis ma töötasin 16 aastat, 5 aastat oli päris raske. No oli ikka raske küll. Hirm tahtis tulla, ei osanud, krampi kiskunud. Aga Jumala sõna hakkasin vaikselt niimoodi koguduses Võib-olla ma ei osanud võib-olla seda sõna sisse nagu uuendada meile, aga see kasvas ja julgus tuli ja kõik hakkasid nagu sinnapoole minema tähisel poole. Ja siis tulid need inimesed, kellest ma rääkisin siin, üks ja teine, ja ma sain seda jagada. Ja paljud inimesed on taevas ja selle üle mul on kõige suurem hea meel, et Jumal on te südamed said kätte. Ja Jumal tahab, et me saaksime Jeesuse sarnaseks. Ja meie sarnasus Jeesusega ei ole väline, see sisemine inimene. Jumala sõna teebki meie sisemise inimese sees tööd. Roomlaste 8:29 ütleb, sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema poja näo sarnased. Tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Et Jumala sõnas on vägi. Oled õiges kohas, saad sellest osa ja see teeb ja see võib-olla veel ei näe neid tulemusi, aga kui sa oled alge, see kasvab ja kasvab, sest Jumalal on suured plaanid. Ja kui inimesed hakkavad tulema, meid on praegu vähe, aga siis on see tempo ja teine ja me peame selleks olema nagu rajatud ja juurdunud sõnasse, et kui öeldakse, lähed, teed. Jumal paneb kõik sinusse ja sina oled õnnistuseks siis ka teistele. Ja tegelikult on küll, kui sa lähed inimeste juurde ja inimestega räägid ja see on tõesti rõõm. Sa ise saad rõõmu osaliseks, kui sa saad kellelegi jagada. Ja temal ka ja just palve on ka see, et sa palvetad need olukordades inimeste eest. Et ole julgustatud ja kus iganes, aga ole tark, ära tööandja juures seda aega, tema aega võta. Sa võid siis, kui vaba moment ja küsi Jumal käest, mis see aeg on, mis hetk on. Minul oli absoluutselt, miks ma räägin niimoodi, ma olin üksi kogu aeg selles suhtes, et kui ma kodus käisin inimeste juures või oli siis see teine töökoht, oli mul kabinet, siis ma olin üksi ja ma võisin seda. Aga ühte ütlen ka, et kui sa oled aktiivne ja kuulutad ja teed seda kõike, siis tagakiusu tuleb ka. Et ära seda ka kohku, sest et sa teed õiged asju ja Jumal on sinu poole peal. Ja oligi Jumal minu poole pool, mis iganes. Aga siis ma tagasi järgi mõtlen, et kui sa teed õiged asjad, siis on tõesti õige, kui midagi kuskil kellelegi ei meeldi. Et jah, ma loen 2 Korintlastele 3-6.
2 Korintlastele 3. jah, 3.2, 2. salm. Teie olete meie kiri kirjutatud meie südamesse kõigile inimestele tuttav ja loetav, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele. Aga niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale, mitte nii, et me oleksime iseenesest võimelised miski mõtlema nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid on ka teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid vaimu sulased, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Et Jumala sõna elavaks teeb Jumala vaim. Ja järjepidevalt uuendades ma tõsiselt tunnen ka, et ma lugesin seda rahukirja kohta, siin laiendatud tõlget ja mul üldse laiendatud tõlge ja pastorid jagavad ka laiendatud tõlget. Et see on küll ka, et kohe nagu hästi tuli mul südamesse, et see rahu, et see ilmutuses, see saab istutatud mu sisse ja ma tahan seda teha. Ja kui Jumal annab sulle midagi muud asja võib-olla kirja kohta, siis pane seda praktikasse, aga rahu läheb sul kindlasti ka vaja. Jumal teab aegu ette hetki, millest läheb ka kindlasti. Kui sa kuulutama hakkad evangeeliumi, siis ka sa kunagi ei tea, aga siis oled selleks ette valmistatud. Üks tunnistus on ka, mul tuli praegu selle jutuga meelde, kui me läksime siin tänavale, siin samas selle koguduse lähedal olime, kes me olime siin. Malle oli, jah. Mallega vist olime koos. Ma ei tea, kas Kerti ka oli, ma ei mäleta, kes seal veel oli. Aga igatahes ma tean Malle. Ja seal oli üks purjus mees. Seal oma meestega seal jalutasid. Aga meil oli südames, nägime ühte selle vanemat prouat seal, kes seal meile vastu tuli ja tahtsime tema eest palvetada või rääkida Jumalast temale. Ja me läksime ta juurde ja rääkisime ja äkki siis üks meestest nii kuri ja tuli hakkas üle selle koha sealt karjuma. Tuli kohe sealt. Ja siis ma olin selle proua juures, Malle oli seal selle mehe lähedal ja ma läksin sinna ja seisad sealt keset olukorda, karjub ja siis ise mõtlesin, et mis ma nüüd teen siin, et ma läksin just lähedale, et nagu just kui kaitsma, aga mida ma seal kaitsen, eks ole. Me ei tea kunagi. Aga see rahu oli, ma ütlen sulle, oli mul üle. Ja kindlasti Mallel ka. Ja sa satud sellesse olukorda, ära karda neid olukordi, ära karda neid inimesi. Ära karda. Jumala rahu tuleb sulle üle. Kui sa tead, et sa oled tema oma, sul ei ole pahandumist, sulle midagi ei ole, Jumala sõna söötab, ei, ma olen siin ja ma olen kaitstud ja hoitud. Ja just eriti, kui sa tänaval oled, et võib-olla sa kodudes ma käisin siis, aga ega ma siis koju siis Jumala sõna rääkima ei läinud sinna, ma tegin muid asju, aga seal oli ka need erinevad inimesed on. Aga see ongi see Jumala vaim annab meile alati tarkus, kus iganes me oleme või teeme ja see oli hea koolitus selles suhtes, ma ei ole tahtnud mitte kunagi inimestega sellist tööd teha. Sest ma teadsin, et inimesed on kurjad, ei tahtnud. Aga enne seda need aastaid, mida ma elasin ämmaga koos ja ta oli ka õige ja ma aitasin teda. Ja see oli ka põhjus, mõtlesin, et appikene nüüd jälle vanemate inimestega. Aga see oli hea, et ma läksin ikkagi ja see oli hea koolitus, elukoolitus, sõna praktikasse panna. Need ära karda selliseid raskeid kohti, kui Jumal sind juhib. Et see ongi see, et mina ei olnud siis kristlane ja Jumal ei taha, et me noored elame vanematega koos, aga miks ma selle loo esile toon? Ma mäletan ka, et ma ikka mõtlesin selliste asjade peale, et kui ma selle sees olin, siis ma ei mõistnud, aga et kuidas, sugulast ka ütles, kuidas sa saad tulla ämma juurde elama? Esitasid mulle küsimuse. See on hea küsimus. Kuidas sa siis tulid? Ma ei olnud kristlane, aga mida ma tagant järgi mõtlen selle peale?
oli see, et see minu otsus ei olnud minu peas, vaid minu südames. Ja mul oli rahu. Ma ei olnud mingit õpetust saanud. Aga Jumal isegi siis ka tegeleb, vaata, kui sa ilma Jumalatad või ei ole näidu saanud. Mul oli rahu. Ja see rahu oli nii tugev ja niisugune kindel otsus. Mul ei olnud kahtlustki, et ei tule nüüd. Ja see oli see aeg. Ja Jumal oli kogu aeg juures ja ütles, et ära anna andeks. Ja käid selles ja õpetust ei olnud, aga sain hakkama. Aga tegelikult tahan öelda, et Jumal on tõeliselt hea, isegi kui sa ei tea, aga ta hoolitseb sinu eest. Ja tee alati tema sõna järgi või küsi alati, et sa teed kindlalt otsuseid, mida tema ütleb. Ja see on kõige parem. See on kõige parem. Nii et see on Jumala töö. Ja uuenda oma meeli ja oma mõtlemisi ikkagi, jah, see ma räägin endale ka. Et see on jätkuvalt, et panna seda kõike praktikasse. Aga siis, et rohkem mul nagu siin ei olnud, mis ma siin kirja panin. Et ole jätkuvalt sõnakuulelik ja tegele endaga ka. Sest keegi ei näe su sisse, tegele, kui midagi on, anna andeks ja mine edasi. Sellega ma ka õppisin, see sai mul selgeks, et kui midagi oli kodus võib-olla ka, et ega tegelikult abikaasa talle ei meeldinud ja ta ei kannatanud seda silma, kui ma kristlane olin, aga see mind ta teadis juba, et ega ei saa jagu. Ei saa jagu, Jumal on minuga, keegi ei saanud jagu. Ja siis, kui see lõpu, ta tervis ei olnud enam hea ja siis me olime teises kohas. Ja siis õiged inimesed, tähendab, enne tal oli valed inimesed ümber, ega siis ongi, et ole hoolas, kellega sa suhtled, et ta oli ka valede inimestega suhtles, kurjad inimesed olid. Ja seal teises kohas ta oli nagu täielikult, ma ootan teistsugune ja ma saingi Jumalast rääkida talle. Ja rääkisin surmast ja kus inimene läheb ja kõike ja sain rääkida. Aga tegelikult jah, kõik need aastad ma ei saanud suudki lahti teha tegelikult, pidin kogu aeg aga armastuses käima, rahus käima. Vähe rääkisin, Jumalast ei olnud rääkinud, aga koguduses ma koguga käisin, aga tänu Jumalale ei olnud niimoodi, et sa ei tohi minna nüüd. Aga ma usun ka, et ta oli, ja ma mäletan, kui me läksime kuskil, sõitsin ära ja panin talle selle päästepalve, kuidas Jeesust oma südamesse võtta, ega ma ei saanudki talle niimoodi, nagu me siin räägime tänavatele ja panin talle sinna akna peale ja ma usun, et ta luges ja kindlasti luges. Et vot see ongi kõik meie töö ja Jumala töö meie sees ja meie läbi. Ja mis iganes on, siis hoia Jumalast kinni. Sest ma alati enda jaoks pitlikult, ma otsin 2 käega tast kinni igas olukorras. Nii tööl, kodus, igal pool ja sa oled võidukas. Ja uuendama meeli jätkuvalt ja mine võidukalt edasi. Ja kui sa oled sõnakuulelik, see Jumala kaitse on su üle. Et ma rääkisin sellest kaitsest, aga ma ei tea, kas meil aega veel on. Ma ei tea, aga võib-olla toon veel selle tunnistuse, et kui sul ka mingi südamesse tuleb mingi kirjakoht, et sa peaksid nagu uuendama meeli või südamesse panema, ole sõnakuulelik, tee seda. Siin me rääkisin muretsemist ja kõigest muust, aga ma mäletan aastaid tagasi tuli see südamesse, et ma pean uuendama meeli. Mitte midagi ei teadnud, lihtsalt võtsin, uuendasin. Kes kõige kõrgem kaitse all elab, see on, ütleb, sina oled minu varjupaik. Kuu aega ma niimoodi uuendasin, rääkisin Jumala sõna ja ühel hetkel, kui me olime seal liikluses, tulime koosolekult ja libe tee oli ja auto nagu hakkas sealt ära libisema teelt, sest see oli nii väga kitsas tee ja kraav oli ka sügav ja see libises niimoodi vaikselt kraavi.
Aga kui ta hakkas seda tegema, siis ma mäletan, mul oleks nagu eile päev, täpselt näen auto, see kojamehed olid seal, lumi oli seal ees. Ja tervest jõust, ma ei tea, teised ütlesid kõvasti, mõtlesin, Jeesus, aita. See oli tugevalt. Et miks ma seda jälle räägin, et kui väike õhutus midagi teha, et me ei tea kuidagi, kus, mis. Ja me olimegi seal, auto oli nii, sedasi päris suur kalle, me 4 naist megame sealt metsast või sellest kraavist välja ikka, seda ei oleks libe, oli ka lumi maas, pime oli. Ja selles hetkeks, kui me selle autoga seal niimoodi, nii olime selle tee suunas, siis oli üks auto oli täis tuledega, sõitis meile sinna ette tee peale, sest ma silma kõrgusel oli niimoodi. Ja siis 2 meest tulid sealt välja ja tulid ja aitasid meid välja lükata. Ühtegi sõna ei rääkinud, mitte midagi. Mina ainult sain siis, ma ei tea, minul oli autol see lukkud ei läinud kinni, ma läksin välja neile vastu. Tänu Jumalale, et te olete õigel ajal, õiges kohas. Ma olin nii rõõmus ja tavaliselt ma ei ole rõõmus, kui midagi jama kuskilt niisugust asja. Keegi ei ole rõõmus, eks. Aga ma olin rõõmus. See oligi see, et Jumal nägi seda olukorda ja mitte midagi ei juhtunud. Et kui sa oled Jumala oma ja sa oled sõnakuulelik ja Jumala sõna on sees, see usk oli see, süüdsid. Ja siis nad aitasidki meil selle auto sinna kenasti teisele poole ja siis ma veel nagu vaatasin nende poole, oleks nad ühte sõna rääkinud. Mitte ühte sõna rääkinud. Ma usun, et need olid inglid. Mehed olid, aga inglid olid. Jumal võib kõike teha ja hoolimata sellest, mida me lihtsalt arvame, et võib juhtuda midagi. Ei, kui sina otsustad Jumala sõna kirja panna, oma südamesse panna ja olukorras oled, siis Jumal tuleb appi. Ja siis me tulimegi kenasti ilusti ära. Sest see oli veel see koht ka, kus autojuht, libe oli juba, lumi oli ja suvekummid olid all, et ega me ei oleks sealt, ei tea kas või kuidas sealt minema saanud, sest see oli üks väike teelõik, mis seal maakohas oli. Nii et Jumal on igas olukorras abimees ja kui sa käid õiges kohas, õiges koguduses, isegi õiges linnas ja teed õiged asju, siis abi on sul igal pool olemas, kus sa vajad. Amen. 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 Et Jumal on hea. Aga ma nüüd jagasin neid ja ma jagasin, mis nagu südames kerkis üles. Aga tänu Jumalale kõige selle eest, et ta teeb meie sees ja kõikide meie sees ka, et ta need annid, mis ta meie sisse on pannud, need Jumal tahab esile tuua ja oskused ja kõik ja see on nii, kui ta näitab oma headust ja armastust, me saame teisi inimesi julgustada ja aidata ja ole alati nagu rõõmus ja käi julguses ja kõik tee plats puhtaks, mis sind takistavad edasi liikumast. Ja Jumal on alati sinuga. Amen. Amen. Aga ma lõpuks palume, isa, me täname sind selle eest, isa. Isa, me täname sind selle eest, et sina oled vägev, isa. Isa, mina ei tea, aga sina tead meie aegu hetki ja kõike seda. Ja isa, ma jagasin seda sõna südamest, isa, sinu käest tuli see. Isa, ja ma tänan, et igaüks ka meist on ehitatud ja vormitud ja kujundatud ja tegema seda, mida sina annad igale ühe südamesse, et õpiksime sind rohkem tundma ja et see töö ja see võidujooks just kuskil koos sinuga, et see oleks edukas ja eks kõik me kasvaksime sinu tundmises ja kõiges selles teadmises, mida sa oled andnud meie jaoks, isa. Isa, me täname iga ühe eest praegu ja nüüd. Isa, ma tänan, et sinu juhtimine on iga ühe üle, isa, ja me täname, et me oleme hoitud ja kaitstud sinu sõnaga. Nagu ütleb, kui me oleme ustavad ja sõnakuulelikud, siis on kõik need uksed kinni ja sina oled meie juures ja sina kaitsed olukordades, kus me vajame sind. Isa, me täname sind kõige eest ja sina viid selle hea töö lõpuni Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle, isa. Amen, amen, amen. Jumal on hea. Jumal on hea. Jumal on hea. Et kui